Aitäh Saara ja kõik teised korraldajad ja kuulajad siin saalis ja kodudes ka. Nüüd mul on meeles, ma ütlen, et meil on praegu selle taimsete pärimustoitude esitluse ajal erimenüü seal laua peal. Et siin on täna toitu pakutud, aga nüüd on uus toit laua peal. Nimelt selle pärimustoitude raamatu seenesalati retsepti järgi on valmistatud seenesalat. Rukileib pidi olema hiiuleib ja seened on Kadri Tapersoni poolt korjatud Hiiumaalt muidugi ja Urmas on salati seganud siis minu ja Liisa Kaski raamatu retsepti järgi. Nii et head isu. Tõesti, taimsetest pärimustoitudest räägime. Mul on siin läätsesupp pildi peal. Teist igalühel on kindlasti mingisugune ettekujutus, et mida on pärimustoidud ja millised need on, kas need üldse saavad olla taimsed ja kui need on taimsed, siis kas läätsesupp sobib selle teie ettekujutusega? Ei tea, mulle üks juhtumisi, ka tema oli Hiiumaalt pärit, tuttav ütles just nädal aega tagasi, et jah, läätsesupp on mulle ka väga tuttav, et Hiiumaal on läätsesuppi alati söödud ja seda kutsuti vaeste supiks. Et see on seal väga tuntud ja sellise huvitava nimega. No võib-olla see, et läätsesupp oli vaeste supp, võib-olla see oli üks põhjus, et kui te lähete ja võtate mingisuguse tavanditoitude raamatu ja Hiiumaa päranditoitude raamatu, siis seal võib-olla ei olegi esikaanel läätsesuppi, on midagi muud. Aga läätsesupp on tõesti siin Eestis olnud selline vanarahva hästi tavaline, iganädalane toit. Ja no mul on vähemalt üks Eesti tuttav, kes oskab läätsesid ka ise kasvatada, võib-olla mõni teine ka. Soomes läätsed on küll päris võõrad, no muidugi tänapäeval kõik veganid ja taimetoitlased neid teavad, aga kas paljud teavad, et see on ka vanarahva toit, väga paljud ei tea, seda on unustatud. Aga nüüd hakkamegi tuletama meelde, et milliseid taimseid toite vanasti on söödud. Perine vegeja on siis see raamat, mille mina ja folklorist Liisa Kaski kirjutasime. See Soomes ilmus soome keeles sügisel ja seda praegu tõlgitakse ka eesti keelde, et hetkel ei oska öelda, millal täpselt ilmub, aga kindlasti selle aasta jooksul, arvatavasti umbes samal ajal, kui seened tulevad välja, aga kas koos juba kukeseentega või siis alles natuke hiljem sügisseentega, eks näis. See perine vegeja on, no see on ka kokaraamat, ehk seal on toitude retseptid, aga samas seal on päris palju artikleid, toidu ajalugu, et me oleme Liisa Kaskiga päris palju uurinud toidu ajalugu selle raamatu jaoks, et see on tegelikult suht mahukas toidu ajaloo raamat ka. Ja no muidugi me keskendusime Soome ja Karjala toitudele, meil on mõlemal Karjala juured, kuigi oleme soomlased, mina ja Liisa Kaski ja Soome kirjastaja muidugi tähtis ka, et rõhutame ikka neid Soome toite, aga seal ikkagi mitmed Eesti toidud on ka, näiteks mulgipuder on üks nendest, mida me tahtsime ka selle Mulgimaan puuro nimega tuua, kuigi seda sarnast putru on Soomes ka valmistatud ja sellel on vähemalt 5 erinevat nimetust, aga tahtsime kindlasti, et Eesti on ka seal soomekeelses raamatus esindatud. Nii, millest ma täna täpsemalt räägin? No tutvustan põgusalt meid autoreid, kes selle raamatuga on seotud. Siis mul on teile täna 10 müüti toidu ajaloost. Et kui me toidu ajaloost räägime või mõtleme sellele, siis kindlasti teil tulevad meelde päris paljud tõekspidamised, mida toidu ajalooga on seotud. Ja noh, mind ennast on segatoiduliseks kasvatatud, nii nagu kindlasti paljud
kuulajatest ka on segatoidulisena üles kasvanud ja kasvanud selle kultuuri sees, kus lihatoidud ja loomsed toidud on see normaalne toit, mida on alati söödud. Aga sellepärast oli mulle endale ka päris palju üllatusi, kui hakkasime Liisaga toiduajalooga tutvuma ja süvenema. Et nendest 10 müüdist osad on sellised, mis olid ka minu enda jaoks varem suht tõesed, millesse ma uskusin samal ajal ise olles taimetoitlane. Et päris huvitavaid üllatusi. No lõpuks räägin ka paar sõna veel sellest eestikeelsest raamatust ehk sellest samast raamatust, mis tuleb peaaegu samal kujul eesti keeles Eestis välja ja siis mul on lõpuks teile väike üleskutse ka. Nii, paar sõna minu enda kohta. No, Saara juba rääkis, et ma olen Soome päritolu ehk päris soomlane, aga soomlased juba natukene peavad mind eestlaseks ja kiidavad mu head soome keele oskust, kuna mu perekonnanimi Jokkoi ei ole soomepärane üldse, et see on Karjalast pärit, siis soomlased muidugi mõtlevad, et selline perekonnanimi elab Eestis, järelikult eestlane ja just nädal aega tagasi kuulsin, et mind kiideti, et küll sa ikka räägid head soome keelt. No, mul on endal kirjanduse haridus. Ma olen tõlkinud eesti kirjandust, näiteks Valdur Mikidalt 2 raamatut ja mind tõigi Eestisse just huvi eesti kirjanduse vastu. Et see on mul olnud selline nii-öelda peamine töö pluss soome keele õpetamine veel. Aga toitumine on seal muidugi alati juures olnud just tänu taimetoitlusele ja siis, mis pani mind veel rohkem süvenema toitumisse, oli laps, kes praegu on juba suur ja seal pildi peal. Et siis, kui laps sündis, siis ma hakkasin natuke lähemalt veel toitumist uurima ja siis need raamatud Väikesed veganid ja väikeste veganite lemmiktoidud ongi just sellised lapsesõbralikku menüüd tutvustavad raamatud. Mu raamatuid on praegu seal laua peal, et seal saab sirvida, isegi osta, kui kellelgi on huvi. Seal enamus praegu on küll soomekeelsed, aga uudishimust võite seal sirvida. Siis Liisa Kaski, teine autor, kellega me selle pärimustoitude raamatu kirjutasime. Liisa elab Helsingis, aga praegu ta on Soome läänerannikul Piedarsaaris, kus tal on oma mehega suvila. Ja seal saab ta elada hästi looduslähedast elu, muidu ta elab Helsingis, peaaegu kesklinnas. See esimene pilt ongi Helsingist, kus me oli vist 2 või 3 aastat tagasi Liisaga istusime ja meil tekkiski see pärimustoitude raamatu idee. Liisa oli just välja andnud sellise loomadega seotud müütide teemalise raamatu, müütilised eläimed ehk müütilised loomad. Ja siis, kuna me Liisaga olime juba varem teinud koostööd ajakirja Vegaia puhul ja siis ma nägin ükskord Facebookis, kui Liisa postitas Karjala pirukate kohta midagi, et siis ma olin kindel, et Liisaga me teemegi sellise raamatu ja me istusimegi terrassil Helsingis ja planeerisime seda. Liisa on folklorist ja ta on kirjutanud ka Kalevala ehk selle Soome rahvuseepose kohta ühe raamatu Kalevala opassen lukemiseen ja tema on ka vana kreeka keele tundja ja tõlkija ja ta praegu teeb doktoritööd ja tal on hästi huvitav teema, et ta uurib looma muiste teket. Et hästi mitmekesine inimene on Liisa ja kui ma olen temaga raamatut kirjutanud, siis see on alati selline avastusretk ka minu jaoks, et milliseid huvitavaid teadmisi tuleb temalt. No siis paar sõna ka meie fotograafist, Tuuli Matiseen, Eesti fotograaf. Tuuli oli pildistajaks, kui ma Liis Sillaste Tootsiga tegin seda raamatut mitte ainult hummusest ja see koostöö Tuuliga oli nii tore,
et siis ma tahtsin teda kutsuda ka selle pärimustoitude raamatu pildistajaks ja seal on ka koer Tessa. Tessa kontrollib, et kõik lõhnad on õiged. Et meil on toredad pildistamispäevad olnud Tuuliga kodus, et ma olen purkidesse teinud neid raamatutoite ja siis nendega siitnud Tuuli koju ja seal oleme siis need toidud võtnud purkidest välja ja pannud ilusti laua peale. Ja Tuuli on siis seda stiili õppinud nii hästi tundma, et siis hiljem on töötanud väga hästi ka nii, et saadan Tuulile retsepti ja kirjeldan natukene, et milline ajastu ja mida me soovime ja siis ta juba teab. Nii, tulemegi nende müütide juurde. Ma vaatan vahepeal kella ka, et kuidas see jookseb. No, meil veel aega on. No seda te kõik olete kindlasti kuulnud. Põhjamaal ei saa ilma lihata hakkama. Seda millegipärast seostatakse just talvega, et no võib-olla veel suvel, aga talvel. Et talvel ma tahan midagi tugevamat, midagi rammusamat. Jah, talvel ma küll külmetan, kui ma midagi päris toitu ei saa. Noh, kui sellele natuke lähemalt mõelda, et no mida see siis on see päris toit, see korralik toit. Et ilmselt peetakse seal silmas seda, et on vaja energiat saada, kaloreid saada. No ma ei tea, kas tänapäeva inimesed just vajavad talve jooksul kaloreid juurde, et pigem on küll vastupidi, et talve jooksul võetakse juurde. Aga no muidugi vanasti on olnud see nagu päris tööline vajadus, et vanasti inimesed on päriselt teinud rasket füüsilist tööd ja vajanudki palju kaloreid ja lihas muidugi neid kaloreid on, et selles mõttes on täiesti arusaadav, et inimesed on seda liha ja piima ja rasva alati tahtnud. Aga kui sellele mõelda, et millised need vajadused ikkagi talve jooksul on, et muidugi kaloreid läheb vaja, aga ka valku läheb vaja. Valk on see, mida seostatakse sageli lihaga, aga vanal ajal ei olnud inimestel seda liha nii palju võtta. Et üks asi on see, mida inimesed tahavad, et võib küll liha tahta, aga teine asi on see, et mida on saada, mida on käepärast. Et tänapäeval on muidugi lihtne poodi minna ja hakkliha osta hästi-hästi soodsa hinnaga, aga vanasti ei olnud, et vanasti need lihakogused olid hästi väikesed. Et ainult mõisades oli inimestel võimalus süüa kuuekäigulisi lõunasööke, aga tavarahvas pidi leppima hästi-hästi väikese koguse lihaga ja sellest kogusest küll neid kaloreid ja valku nii palju ei tulnud, et tegelikult olid siis teised toiduained, mis seda vajadust täitsid ja millest siis talve jooksul võis puudus tulla, oli pigem D-vitamiin ja C-vitamiin. Et tegelikult me oleme tulnud selle peale, et mis kõige olulisem talve jooksul on olnudki need juurviljad ja sibulad, mis säilitavad natukenegi seda C-vitamiini endas, et siis nendega üle talve elada. Et seda mõtted, et talvel on kindlasti vaja liha, seda võikski ümber pöörata, et tegelikult on talvel just nimelt vaja neid nii-öelda kergeid toite ehk juurvilju ja sibulaid. No teine müüt, kartul on meie põline toit. Kui küsida inimeste käest, et mis on meie pärimustoidud, mida inimesed vanal ajal sõid ja millised on taimsed pärimustoidud, siis kartul on see, mida tavaliselt pakutakse. Ja sellest on saanud ka eestlaste jaoks selline nagu rahvustoit, et seda alati tuuakse välja, et meie eestlased kasvatame kartulit ja sööme. Aga tegelikult on kartul suht uus toit ikkagi, et kui me mõtleme tuhandete aastate ajaskaalaga, siis kartulit on söödud siin umbes paarsada aastat. Et see tuli Ameerikast eksootilise toiduna, mõisades hakati seda kasvatama 18. sajandil
No tol ajal kasvatati päris palju eksootilisi vilju muisates, prooviti igasuguseid sitruseid ja ehitati kasvuhooneid nende jaoks ja kartul oli üks nendest uutest. Siis avastati, et kartul kasvab ka siin Põhjamaal väga hästi, et see on hästi kasulik, sellel ei olnud ka kahjureid algusest, nii et seda sai kasvatada päris edukalt ja seda hakati siis pakkuma ka tavarahvale. No see ajalugu on nii Eestis kui ka Soomes ja teistes maades päris sarnane, et kartulit hakati peale suruma. Talurahvas ei tahtnud seda alguses võtta, et isegi kardeti, et selline uus asi, et see võtab ju saagi õnne ära, kui ma seda oma põllule panen, aga lõpuks see ikkagi läks peale ja selle lugu on siis nii edukas olnud, et öeldakse, et isegi näljahädad on saadud siis vältida tänu kartulile ja tänapäeval see ongi meie menüüs peaaegu igapäevane. No kolmas, vanasti söödi lihtsaid toite nagu otra, kruubi, puder. Noh, mul on ka selline ettekujutus olnud, keedetigi otra kruubi putru ja siis söödi seda ühest pajast kõike oma lusikatega. Noh, siin on tegelikult nagu mitu müüti kohe sama müüdi sees. Üks on see, et see otra kruubi puder ei ole tegelikult lihtne toit, sellepärast et need kruubid olid hästi rasked valmistada. Et vanasti jahvatati teradest teraviljad jahuks käsikivide vahel ehk selliste kivide vahel. Ja no jahuks on suht lihtne jahvatada, et no suur töö ikkagi, aga jahvatad, lõpuks on sul jahu. Aga et kruupe saada, siis peaks seda otra tera, kõigepealt seda kõva koord katki tegema ja siis sealt saama see kruup tervena välja. No kuidas sa sealt käsikivide vahelt võtad need kruubid välja, see on olnud selline hästi-hästi aeglane käsitöö. Et sellepärast otra kruubi puder oligi selline, mida tehti peopäevaks ja seal muidugi siis kellelgi pereliikmetest oli meeletult suur töö ja vaev neid kruupe valmistada ja siis nauditi, kui näiteks jõululauale saadi see kruubipuder. Noh, teine müüt, mis on sellesama müüdi sees, on see, et need pudrud, mida enne vanasti söödi, ei olnud tavaliselt ainult ühest teraviljast. No muidugi igasugused ajad olid muidugi näljahädade ajal, võis tõesti olla hästi kesine toit ka vahepeal, aga muidu tavaline puder enne vanasti oli segu erinevatest juurviljadest, kaunviljadest ja teraviljadest. Siin on üks näide, Karjalast tuntud roog, sellel on tore nimi pirana. Ja sellist sarnast toitu on tehtud igal pool, ma ütleks, et igal pool maailmas, et see on selline poolenisti unustatud, et kes nüüd sellist toitu enam teeb, et ta paneb sinna põldoad, siis võtab juurvilju, naeris oli muidugi see kõige vanem, siis tuli kaalikas, siis kartul tuli mingi aeg ja seda hakati panema. Ja siis veel teraviljaga paksendati, näiteks odrajahuga. Et see on olnud selline iganädalane argine toit. Et seda võiks tegelikult pakkuda näiteks just Karjala rahvusroana või Lõuna-Eesti pärimusroana. Vaatan, kuidas meil veel on aega. Püüan. Ja mul endal lihtsalt on mure, kas ma jõuan siin 10 müüti ära rääkida, aga piisab võib-olla isegi 7. No nii, 4. müüt. Vanasti oli toit hästi soolane. Kui te olete kunagi olnud näiteks sellistel suvepäevadel, kus pakutakse keskaja toite, siis tavaliselt seda keskaja hõngu ja meeleolu tekitatakse hästi suure soolakogusega ja sellist ettekujutust meile on söödetud sisse, et vanasti toit oli soolane, sest soolaga toit säilis hästi, et muid säilitamisviise ei olnudki, siis pandi hästi palju soola. No, seal on muidugi pool tõde, et soolaga tõesti hakati näiteks seeni
sisse tekemä ja samamoodi kapsast ja kalaa ja lihaa, että soolaka õpittiin siis toitte säilittämään siis kui soola saati, että soola ei olekaan aikate algusest peale ollut, vaid no umbes 1000 aastat on ollut sellainen aika, millä eestlaset suomalaiset on soolaa kasuttanut. Viikingit hakkasit sitä tooma ja sitä tuotikin välismaalta, että se on meillä alatti ollut importkauppa. Ja sitä siis talurahvas osti sen tälle. Ja se olikin sellainen kaup, mitä ostettiin, kuitenkin muu oleksi se kasvattattut. Ja mä ei usu, että sitä on niin suurtes kokuutes kunakin suutettu ostaa entälle, että sitä oleks tietysti saanut ikaa toitu sisse vaikka paljon panna. Pikem oli niin, että se toit, missä muitu oleks ära riknenut, se tehtiin solaka sisse ja siis kui sitä voetti, siis selles oli soolaa jopa niin paljon, että ylejäänyt toit maitses ka piisavalt soolane. Et siis need juurviljat ja kruupit kindlasti valmistettiin ilman soolaka. No, se on praegu minu ettekujutus, kuidas mä olen erinevaid infokillukesi ajaloosta kokku pannut. Ja mä üldse usun, että sitä soolaa hakkattiin liiga paljon niiltä terviseen jaoks liiga paljon tarpimaan alles siis tööstuse ajastul, kui suuret laivat hakkasit siis tooma importkauppuka tavallistele inimestele. No 5. Se on nyt yksi hästi huvittav teema, suur teema meie raamatus. Kaerapiim ja kaerahappukoor on uued moetooted. No moetooted on need kindlasti, aga kas need on uued? Et praegu meil on Oatly ja Alpro piimad ja igasugused jogurtit, happukooret, toidukooret poes. Ja need tuntuvad meille justkui sellised natuke kunstlikult valmistatud tooted. Aga tegelikult ka nendel on pikk ajalugu. Et just see kaerahappukoor on olnud Eestis päris tavaline, saab öelda moetoode, et seda on Eestis igal pool teatud. Et kõigepealt on tehtud kaerapiim ja seda on hapendatud ja siis sellest on keedetud kile. Te olette sellest kaerakiislist kindlasti kuulnud. Kile ongi üks selline, mida Eestis saab öelda, et üks nendest toitudest, mida on igal pool Eestis teatud tuntud ja see on ka Karjalas olnud hästi tavaline ja usun, et mingil määral Soomes ka. No siin ma näitan nüüd Aliise Moora raamatust pilti, et siin kaardi peal on erinevaid nimetusi sellele kaerapiimale ehk kilele, kaarakiis, kiisa, kies, kiesa. Erinevates piirkondades on olnud erinevad nimetused. Ja se on ka suht hiliselt ajalt, kui Aliise Moora etnograaf on oma uuringuid teinud 20. sajandil, et siis ta on küsitlenud vanu inimesi, aga ma arvan, et kui 500 aastat tagasi oleks küsitlus tehtud, siis seal oleks neid täppe igal pool Eestis ja nii ongi arvatud, et see on olnud hästi levinud toit. Ja lisaks kaerapiimale ja kilele on tehtud ka kanepipiima. Se on eriti Lõuna-Eestis ja Lätis olnud väga tavaline. Kanepiseemnetest tuleb väga hea piim. Ma soovitan proovida. Näiteks just odragruubi putruga on see imehea. Ja on tehtud ka siis rukkist ja on tehtud ka teistest teraviljadest erinevaid jooke. Ja neid on eriti talvisel ajal tarbitud päris palju sellepärast, et lehmade käest talvisel ajal ei ole saanud siis piima küsida, sest lehmad on olnud nii-öelda kinni, öeldakse kinni ehk rasedad. Rase lehm piima ei anna. Annab alles siis, kui kevadel sünnitab, et meil ju niisama piim ei jookse naistel. Ja sellepärast seda piima polegi igal ajal olnud. 6. müüt. Vanasti kasutati ikka võid. No seda kuuleb küll. Siin on üks kaalika täidisega Karjalast pärit
pirukas, mida ma olen nüüd õppinud tegema ja see on praegu siin õliga tehtud, hästi rohke õliga tuleb hea, aga noh, selle kohta küll vanemad inimesed ütlevad kohe kindlasti, et vanasti kasutati ikka võid. Aga siis, kui nii öeldakse, siis tulekski küsida, et millal see sinu vanasti oli? Et kas see sinu vanasti oli sinu enda lapsepõlves äkki või oli see siis, kui sinu enda vanavanemad olid lapsed? Et igal juhul ma arvan, et see nii-öelda vanasti on enam-vähem 100-aastase skaalaga. Aga kui võtame päris vanasti, näiteks 500 või 1000 aastat tagasi, siis saab öelda, et vanasti kasutati võid ja või sõnal oli tegelikult üldiselt rasva tähendus. Et see ei olnud tingimata see lehmapiimast või. Lehmapiimast või üleüldse oli väga luksuslik toode, et seda kasutati maksuvahendina, et seda väga palju siis talurahval endal polnudki enda kasutusse. Aga kasvatati kanepiseemneid ja linaseemneid ja nendest saadi rasva. Ja no meie sugulaskeeltest on veel näha seda, et või tähendabki tegelikult õli, taimset õli, et selle tähendus varieerub. Näiteks karjala keeles öeldakse siemenvoi ehk nii-öelda seemnevõi ja see ongi kanepi või linaseemnetest rasv ehk õli. 7. müüt, hernesupp on ikka lihaga. Nii, ma ütleks, et hernesupp on ikka kondiga. Sellepärast, et kui palju seda liha oli suppi sisse vanasti panna, kui just mõisast ei räägi või jõukast talust, siis kui mõni loom tapeti, siis kõige kiirem oli süüa sellised osad, sellised elundid, mis riknevad kiiresti, aju, süda, kopsud, maks ja need söödi kõigepealt, et siis söödigi nii palju, kui isu oli. Aga kõik see osa, mida sai säilitada mingil viisil, kas siis suitsutatul või soolatud kujul, siis seda pandigi ootele ja söödi siis talve jooksul, nii et võeti hästi väike kogus korraga. Ja näiteks hernesupp vastlatoiduna on olnud kevadel see aeg, kui seda liha pole enam nagu sügisestest varudest palju olnud, ainult viimased kondid on jäänud ja need on siis pandudki supi sisse, et sealt natukenegi seda maitset veel saada. Et see olekski selline nagu pärimuslik toit, et hernesupp on ikka nende viimaste kontidega, mis on jäänud. Aga hernesuppi, nii nagu oa- ja läätsesuppi on igal ajal keedetud ka täiesti taimsel kujul. Ja sinna on teravilju sisse pandud ja kui mingisugust rasva on oldud, siis on seda sisse pandud. Et see liha on olnud ka selle juures luksustoode, kasutati siis, kui seda oli. 8. taimsed pallid ja pihvid on lihatoitude järgi tehtud. No kas on tõesti nii? Kas olete kuulnud käkkidest? Ilmselt on kamakäkid ja verikäkid need, mis tulevad esimesena meelde. Kalakäkid ka. Kaerakäkid. Jaa, muidugi, magusad kaerakäkid. Kas teadsite, et hernestest ja ubadest ja kanepiseemnetest ja kamast on ka neid käkke pigistatud kätte vahel? See on olnud väga tavaline toit nii Eestis kui ka Soomes. Et see, et hernes ja oad on keedetud pudruks ja siis sinna on segatud kamajahu ja kõike, mida on võtta olnud ja pigistatud käkkideks. See on olnud selline inimeste jaoks üks lemmiktoitudest. Nii et tegelikult saab öelda, et need taimsed käkid on olnudki see
mudel sellesugustele käkkidele ja kotlettidele ja siis hiljem, kui meil on tulnud see odav hakkliha kasutusele, et siis ongi hakatud selle vana käkkide kuju järgi tegema ka neid lihast ja kalast kotlette. Et see on hoopis vastupidine teooria. Mämmist olete võib-olla kuulnud. No nüüd ma ütlen lihtsalt kiiresti, et mämmi tuntakse praegu Soome lihavõttetoiduna, aga tegelikult mämmi on ka siin Eestis ja ka mujal, näiteks Rootsis olnud hästi-hästi vana toit, tehtud siis odra või rukkijahust ja linnasest ehk idandatud seemnetest, mis on jahvatatud jahuks. Ja see on olnud hästi kaloririkas ja siis hautatud, nagu imaldatud hästi magusaks. Et inimestele sel ajal, kui suhkrut ei olnud, on see mämmi väga meeldinud. Mämm on olnud või memm ja mähk ka neid eestikeelseid nimetusi. Ja Soomes siis teatud ajal teati mämmi pigem paastutoiduna, et mitte kui lihavõtte lauatoiduna, vaid kevad paastutoiduna ja suurel reedel, millal oli toidu küpsetamine keelatud, siis mämmi oli juba eelnevalt valmis tehtud ja siis nauditi mämmi. Taimetoitlus on tänapäeva nähtus. No ilmselt te kõik kuulajad teate, et see päris nii ei ole, et teame juba Vana-Kreeka filosoofe ja muid filosoofe vanast ajast või askeete, kes on mõelnud sellele, et kas loomade tapmine on ikka õigustatud ja mida see meie tervisele teeb. Nii, nüüd ma ütlen paar sõna selle eestikeelse raamatu kohta. Varrak kirjastab seda. Tuuli Mattisen on teinud mõned uued pildid ka selle eesti trüki jaoks, et mõned toidud vahetasime välja eestipärasemateks toitudeks, näiteks Soomest suhkrusaiakesed vahetasime kaneelisaiakeste vastu. Piret Kooli seda praegu tõlgib ja ma loodan, et ilmub väga varsti, kas juba augustis või natuke hiljem sügisel, seda näeme. Meil Liisaga on olnud Facebookis, on olnud Twitteris ja Instagramis ka, aga peamiselt Facebookis selline rühm ja on praegugi nagu Perinev Vegea. Kui te pole juhtunud seda nägema, siis võite vaadata. Siin on mõned pildid sellest rühmast, see on avalik rühm ja seal me postitame pilte toitudest, mida saab ühel või teisel viisil traditsiooniga seostada. Näiteks seal ongi kruubipuder murakatega ja Soomes on sellised suhkruga saiakesed volpril. Ja siis huvitav on ka reisidelt avastada, et milliseid toite mujal maailmas pakutakse. Viinis, Austrias leidsin Lidlist sellised vana kringli kujuga vegan pirukad. Ja üks rühmaliige postitas kevadisest kasemahla võtmisest väga armsa pildi. Et seal me loodamegi neid teadmisi ja avastusi jagada, et tegelikult meil neid taimseid pärimustoite on väga palju. Ja nüüd tulebki see mu väike üleskutse teie jaoks. Ma loodan, et me saame ka Eestis eestikeelse sarnase rühma Facebookis avatud ja ma loodaks, et sinna saaks kaasata teid kõiki kuulajaid ja et eestlasedki hakkaks eesti keeles kirjutama ja pilte jagama. Seal saab jagada näiteks, kui kusagil restoranides pakutakse mõnda pärimustoitu, näiteks Ukraina borš oli ühel päeval või nädalal Popi kohvikus ja sellest jagasin pilti. Siis siin on raamatust Liia Virkuse, Matli Metsari ja Nelli Voolpriidi hernest omletti raamatust on nende retsepti järgi tehtud kapsasteigid
Need olid nii tore avastus minu jaoks, et ma kohe jagasin seda pilti ka ja kui kevadel karulaugad tulevad, siis on kohe tore rõõmustada, et nüüd on see aeg. Et jätke meelde endale, et hakake natukene selle pilguga vaatama ringi ja mõtlema toitudele, et milliseid toredaid pilte ja ideid saaks sellises rühmas jagada. Et mingi hetk võtan siis teema üles ja teeme sellise rühmateoks. Kui kellelgi on huvi sellega kaasa lüüa, selle juba rühma avamisega, siis minuga võib ühendust võtta. No praegu veel paar lugemissoovitust. Siin on Aliise Moora hästi paks raamat Eesti talurahva vanem toit. Seda varem juba 80-ndatel anti välja 2 osas, et 1 ja 2, aga nüüd kõige viimane trükk on 1 paksu raamatuna. Et seda ma soovitaks küll kõigil, kellel on huvi vana toidukultuuri vastu, tutvuda sellega. Et Aliise Moora tegi hästi suure töö sellega, et ta uuris ja salvestas eriti naiste tehtud tööd, et kõik need igasugused kaerapiimad ja teised teraviljatoidud, millega peamiselt naised tegelesid, et neid tegu või võtteviise ta pani kirja ja sealt saabki lugeda nendest juba unustatud toitudest, näiteks, et kui olulisel kohal kanepiseemned ja põldtoad on meie toidukultuuris. No, teine huvitav raamat on Inna Põldsami Söömine-joomine keskaegses Tallinnas. Inna Põldsam on sel teemal ka teistes raamatutes kirjutanud, ta on seda teemat uurinud ja seal raamatus on põnevaid teadmisi keskaja Tallinnast, kus paastupäevadel oldi sunnitud tegema veganversioonis toite. Näiteks mandlipiimast tehti toite juba keskaja Tallinnas. No siis on ka Silvia Kalviku erinevad raamatud, siin on 2 näidet, pühade ja tavanditoidud ja Eesti rahvatoite. No, te enam-vähem oskate ette kujutada, et millised pildid ja millised toidud sealt ette tulevad, kui selliseid raamatuid sirvida, peamiselt ongi liha ja piim, aga kui detailselt vaadata ja süveneda ja lugeda siit-sealt, siis tulevad erinevad toredad avastused. Näiteks siin on kamakäkid ja nende kõrval on herned. Ja nüüd, kui panna neid erinevaid infokillukesi kokku, kui on mujalt juba loetud, et neid käkke on tehtud ka hernestest, siis on tore avastada, et no seal ongi käkkide kõrval hernes. Ja ma väga hea meelega vastan teie küsimustele siin praegu, aga ka meili teel hiljem, kui teil hiljem tekivad küsimused ja kommentaarid. Saab kirjutada eesti keeles, suomeksi voi kirjoittaa, and also you can write me in English. Ja soovinkin nyt praegu kuulda ka teie küsimusi.